Naftadollari ajastu lõpp. Praegu Ameerika Ühendriikides kõlab häirekell, sest Donald Trumpi sõda Iraani vastu võib viia USA majanduse pikaajalise katastroofini. Nimelt võib dollar kui maailma valuuta oma positsiooni tugevalt kaotada. Asi on selles, et mõiste naftadollar tekkis just Lähis-Idas 1970. aastatel, kui Ameerika Ühendriigid ja Pärsia lahe monarhiad leppisid kokku, et nende naftat kaubeldakse ainult USA dollarites. See termin viitab sellele, et naftaga kaubeldakse maailmaturul dollarites. Iga päev kulutatakse üle kogu maailma miljardeid ja miljardeid dollareid. Aga sõja tulemused Iraani vastu võivad olukorda väga palju muuta ja see õõnestab Ameerika dollarit. Seega uurime seda lähemalt, et mitte olla nagu venelased, kes selliseid väiteid esitavad ise üldse aru saamata, mida nende sõnad Ameerika dollari võimaliku languse kohta tegelikult tähendavad. Aga siin on kindlasti midagi arutada. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun teil toetada selle YouTube'i kanali tööd. Seda saab teha rahaliselt annetuse, sponsorluse või tasulise tellimuse kaudu. Seda saab teha linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Seal on kõik platvormid, kus seda teha saab. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link on samuti selle video kirjelduses. Niisiis, sellise mõiste nagu naftadollar saatus ripub juuksekarva otsas energiašoki taustal, mille põhjustas USA sõda Iraani vastu. Aga kõigepealt määratleme, kuidas ja millal tekkis mõiste naftadollar ning miks see üldse nii oluline on. Mõiste naftadollar ei ole lihtsalt majandustermin, vaid see on alus, millel on viimased pool sajandit püsinud Ameerika Ühendriikide finantsiline ülekaal kogu maailmas. Lühidalt öeldes on see süsteem, kus naftat müüakse maailma turul ainult USA dollarite eest ning selle tulu ülejääk suunatakse tagasi Ameerika majandusse. See skeem loodi 1970. aastatel. Kuni 1971 aastani kehtis niinimetatud Bretton Woodsi süsteem. See tähendab, et USA dollar oli seotud kullaga ja kõik teised valuutad olid seotud USA dollariga. See tähendab, et USA dollaril oli baasiks kullareserv. Kuid Vietnami sõja ja sisemaiste programmide tohutute kulutuste tõttu oli USA's rohkem paberdollareid kui füüsilist kulda hoiustas. Sai selgeks, et osa Ameerika dollaritest ei ole selle sama kullaga tagatud. Ja nii 1971 aastal astus tollane USA president Richard Nixon lihtsalt jahmatava sammu ja tühistas Ameerika dollari sidumise kullaga. Ja siis muutus dollar fiat-rahaks, see tähendab, et see ei olnud enam millegagi seotud. Juba 2 aasta pärast raputas Lähis-Ida Iisraeli ja Araabia riikide vaheline Jom Kippuri sõda. Vastuseks Ameerika Ühendriikide toetusele Iisraelile kehtestasid OPEC-i riigid nafta ekspordi embargo ja vastavalt sellele tõusid naftahinnad taevasse ning see oli Ameerika majandusele väga ohtlik. Washingtonil oli vaja kuidagi päästa oma dollarit ja tagada energiatarnete stabiilsus. Seetõttu sõitsid 1974 aastal USA välisminister Henry Kissinger ja rahandusminister William Simon Saudi Araabiasse. Just siis lõid USA ülimalt soodsa aluse. Saudi Araabia kui OPEC-i kartelli juht kohustub müüma oma naftat ainult USA dollarite eest. Ameerika Ühendriigid garanteerivad täieliku sõjalise kaitse, kaasaegse relvastuse tarned ja valitseva dünastia säilimise. See tähendab sisuliselt selle sama dünastia kaitset. Juba aasta pärast, ehk 1975 aastaks, järgnesid Saudi Araabiale ka teised OPEC-i riigid. Mis siis lõpuks juhtus? See süsteem tekitas kogu maailmas kunstliku, kuid tohutu nõudluse USA dollarite järele. Pärast 1974. aastat pidi iga riik, olgu see Saksamaa, Jaapan, Hiina või ükskõik milline muu riik maailmas, et osta naftat, tuli kõigepealt osta USA dollareid, mille eest nad said selle nafta osta. Sest ükski riik ei müü teile naftat muu valuuta eest. Ja kui see nii on, said USA võimaluse trükkida oma valuutat tohututes kogustes ilma hüperinflatsiooni riskita. Miks? Sest kogu maailma turg neelas selle endasse. Nii oli see tänaseni.
naftaturg tekitab pideva, sisseehitatud ülemaailmse nõudluse USA dollarite järele. Seetõttu on dollaril üsna domineeriv positsioon, kuid praegu on olemas mitu riski. Praegu müüb Iraan naftat hindadega, mis ei ole väljendatud Ameerika valuutas, vaid Hiina valuutas, juaanides. Ja kui sanktsioonid tühistatakse, võib ta hakata müüma veelgi rohkem oma naftat, mille hinnad ei ole märgitud dollarites. See tähendab, et esimest korda viimase poole sajandi jooksul tekib olukord, kus nafta ostmiseks ei ole teil enam vaja osta Ameerika dollareid. Ja kuni tänaseni oligi see alati nii olnud. Lisaks sellele püüab Iraan kehtestada tasu Hormuzi väina läbimise eest. Ja liiguvad kuulujutud, et tasu tankerite ja teiste laevade läbipääsu eest võetakse juaanides või krüptovaluutas. Ja dollarites harvendamata läbipääsutasu kehtestamine kujutaks endast ohtu naftadollari süsteemile. Ja kui teile pakutakse võimalust maksta laeva läbipääsu eest krüptovaluutas, siis võib-olla tasub ka osa naftast juba krüptovaluutas müüa, et mitte kulutada vahetustele. Ja see kõik on sõja tagajärg, mille vallandas Donald Trump. Aga tuleb tunnistada, et majandusteadlased hoiatasid selle eest juba ammu. Kuid praegusel hetkel domineerib dollar ikkagi naftaturul ja majanduses. Keegi ei ütle, et kõik muutub üleöö. Ma kirjeldan teile seda olukorda, mis võib juhtuda. Teisest küljest võib Iraan tegutseda teisiti. Ja võib-olla Iraan isegi püüab praegu kehtestada tasu tankerite läbipääsu eest Hormuzi väinas, et lihtsalt saada rohkem dollareid. Päriselt, sularahas dollareid. Sest muidu tal puudub ligipääs sellele valuutale. Aga kuidas iganes ka poleks, see on ikkagi murdepunkt dollari keskse korra jaoks või selle sama naftadollari jaoks. See, mis praegu toimub, on palju olulisem. See võib tõesti viia maailma majanduses ulatuslike muutusteni. Aga mida teeb sel ajal Donald Trump? Aga Trump on närvis. USA president esitas Teheranile karmi hoiatuse. Põhjuseks said teated, et Iraan hakkas Hormuzi väina läbivate tankerite eest tasu nõudma. Trump ütles, tsiteerin, on teateid, et Iraan võtab tasu tankerite käest, mis läbivad Hormuzi väina. Parem oleks, kui seda ei juhtuks. Ja kui see nii on, siis oleks teil parem kohe praegu lõpetada. Seega, kui te kuulete Donald Trumpilt või tema pooldajatelt juttu, et USA-d ei huvita üldse Hormuzi väina avatuna hoidmine ja et nad ei kaota üldse midagi, kui see suletakse. Et eurooplased peaksid saatma kõik oma sõjalaevad, sest just neil on vaja Hormuzi väina avada. Ja Trump võib lihtsalt lahkuda ega pea üldse midagi tegema, sest Ameerika jaoks pole Hormuzi väina avamine oluline. Üldiselt, kui te seda kõike kuulete, siis pidage meeles. See on jultunud vale. See on üles ehitatud eeldusele, et te lihtsalt ei tea, kuidas see naftadollari süsteem täpselt üles ehitati. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt. Mis tahes annetuse, tasulise tellimuse või sponsorluse kaudu YouTube'is. Kõik lingid ja juhised, kuidas seda teha, leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toeta Aleksei Bitchi kanalit. Valige endale sobivaim viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.